Et enne kui me jällegi sellise mõnusa väikse kõksu juurde läheme, et tegelikult ega mina Tartus siin Välvadan siis ju varem käinud ei olegi, kuigi lugusid meil on siit saates olnud, aga see ei ole ju päris Tartu linn enam, see on ikka väljas siit natuke. No Tartu linnani on 300 meetrit no sorry. Linnulennult, seega ja linn väidetavalt nüüd laieneb meil ka siia poole varsti, et kui Tallinna sild peaks valmis saama, siis siin vist Tartu linn pigem kasvab juba siia poole. Aga kuidas see vaene remondi inimene siia leiab tee? Tänapäeval on lihtne, kõik aadressid on Google Mapsis olemas ja ega enamus kahju järgseid toiminguid käibki täna läbi nutiseadmete ja interneti. Aga siia tee leidmine ei ole keeruline, kuni suunaviitadeni välja ja kui kliendil on mure, kuidas siit tagasi saab, siis selle eest hoolitseb Värvaltrans. Mis see tähendab? See annate auto? Kas anname auto või viime kliendi linna tagasi. Okei, aga nüüd selle juhtumi juurde, et lubad mul jällegi pakkuda, aga nüüd ma olen juba targemaks saanud, et ega ma nii väga neid odavaid hindasid enam välja ei käi. No selge on see, et tuli tuleb vahetada, see on mul õige. No siin ei ole enam kahtlust, jah. Ja nii, see tiib ei ole nii mõlkis, et seda nagu ei annaks üles lüüa, see läheb taastamisele. Jah, sest et meie seisukoht on ka see, et ega see kirurgiline ravi läbi lõikamine ja keevitamine pole alati kõige parem mõte. Kui kannatab taastada, siis teeme korda. Nii, taga siin ei ole ühtegi mõlki sees, aga okei, siin on ikkagi see siia plastikuni välja, siin tuleme natuke pahteldada ka. No natuke tuleb ikka jah, hügendada ja pahteldada. Nii, ja kogu see asi tuleb üle värvida. Täpselt nii. Nii, mina pakun hinna välja, seega 5 sotti võta või jätta. Ehk siis oli jälle vale vastus, et pisut on ta ikka kallim, sest käibemaksud ja varuosa hinnad ka siia juurde, sest ühe varuosa sa jätsid märkimata, stange kinnitus on ka pooleks. No ja seda ma ei näe. Okei, aga selle autoremondi maksumus on suurusjärk 700 eurot ja antud juhul on meil tegemist parklakahjuga ja siis segasüü ehk siis kumbki autodest tagurdas samaaegselt ja kindlustus otsustas, et siis 50% kummagi auto kahjudest tuleb osalejatele endal maksta ja seda tuleb ette, sellepärast et kui te olete võib-olla tähele pannud, siis suuremates ja igasugustes Eesti parklates väga vähesed inimesed teavad, et ka seal kehtib parema käe reegel. Ja seetõttu meie Eesti tava on ju see, et kes otse sõidab, sellel on eesõigus, aga paraku see nii ei ole. Nii et parklakahjud on meil üsna levinud nähtus. Aga 50-50 kindlustusseltsi jaoks ka siis tundub tavalisem? No ütleme, et see 50-50 ei ole väga sage nähtus. Ehk siis... Aga parklakahju küll? Aga parklakahjude puhul seda tuleb ette, jah. Jaanus, me räägime täna kindlustusteemadel tegelikult võib-olla võiks öelda kindlustusfirma jaoks karjuvalt igav teema, sellepärast et see on nii igapäevane kui üldse olla saab, aga ometi me peame sellest rääkima, sest et tahate anda sõnumit, et selliseid asju vähem juhtuks. Just, et kui nüüd vaadata seda konkreetset situatsiooni, mis siis toimus, et kus 2 sõidukit mõlemad tagurdasid ja nad omavahel kokku said, siis meie jaoks on ta tõesti täiesti igapäevane teema, et kui 2016. aasta statistikat vaadata, siis analoogseid õnnetusi juhtus meil pea 3000 tükki ja me hüvitasime kokku kahjusid seal ligi 2 miljonit eurot. See on siis kindlustusfirma jaoks üks kõige igapäevasemaid teemasid, aga ometi ka sellel puhul tänane näide, mis meil on, 2 autot on tagurdanud üksteisele otsa, on pisut eriline, et mõlemad juhid tunnistavad oma süüd, ehk siis mõlemad tegid väikse näpupea. Just täpselt, et kuna siin mõlemad autod olid liikumises õnnetuse hetkel ja mõlemad tagurdasid ja kokku said, siis asi jagunebki niimoodi, et mõlemad siis vastutavad kahju tekitamise eest võrdeliselt 50% ulatuses ja kohustusliku liikluskindlustuse raames siis kindlustusseltsid korvavad kannatanutele kahju 50% ulatuses, ehk siis meie maksame pool remondist ja teise pool remondist peab maksma klient ise. No teeme nüüd selgeks, kui autol on olemas ka kaskokindlustus, siis see pool tähendab pool oma vastutust. Ei, poolt oma vastutus see ei tähenda, et juhul kui autol on olemas kaskokindlustus, siis teise poole remondi osas on kliendil õigus pöörduda kaskokindlustuse seltsi poole ja kaskokindlustus siis saab seda teist poolt hüvitada. Küll aga siis rakendub ikkagi täies mahus oma vastutus ja muud kinnipeetavad asjad juhul, kui neid on. Mõtleme meil selle konkreetse juhtumi juurde, siis ei olnud kaskot mõlemal autol, nagu ma aru saan. Põhjustaja sõidukil oli meie kasko, kas kannatanul kasko oli või ei olnud, ei tea, ei oska öelda, aga meie siis garanteerisime 50% kannatanud sõiduki remondist remondi ettevõttele ja sellega siis meie kohustus ka piirdus. Kui veel detailidest veel rääkida, siis kuidas üldse teil selliste asjade lahendamine käib? Kas te vaatate konkreetselt lihtsalt seadust, et siin on 50-50, mõlemad süüd tunnistanud, või te ise ka vaatate asjasse natuke lähemalt, et kuidas ikkagi raha kokku hoida?
et loomulikult me vaatame iga liiklusõnnetuse väga põhjalikult läbi ja ühegi õnnetuse menetlemisel ei lähtuta pelgalt ühe osapoole ütlustest, vaid vaadataksegi siis seda, mida mõlemad osapooled räägivad. Samuti vaadatakse siis seda, kuidas sündmuskohal liiklusõnnetus vormistatud on ja kogu tõendite kogumis siis tehakse lõpuks siis ühtlaselt õiglane otsus ja siis see otsus väljastatakse ka mõlemale liiklusõnnetuse osapoolele. Kui me räägime summadest, siis ega vist ei ole ikka jätkuvalt kellelegi üllatus, et ka väike kõksuke võib maksta 100 eurosid, kui mitte rohkem. Just, et kui seda pilti vaadata, siis need vigastused väga suured ei tundugi ja siin võibki olla see tavapärane olukord, kus osapooled siis sündmuskohal vaatavad ja lepivad kokku, et kuule, ma annan sulle 100 eurot ja lähme laiali, et saad selle asja korda. Ega ikka ei saa küll, et vaadates kas või selle sõiduki minimaalseid kosmeetilisi vigastusi, siis nende likvideerimine seal maksab juba üksi sinna 700 euro kanti. Kas inimesed ikka jätkuvalt ei ole kursis sellega, et ei tasu niimoodi kiiresti kokkuleppele minna? Kas te kohtute sellist olukorda igapäevaselt? Jah, kahjuks on tegemist meie igapäevase praktikaga, et kui vaadatagi seda olukorda, kui palju meile kaskokindlustuses pöördub sisse selliseid kliente, kes ütlevad, et näed, teine auto tagurdas otsa, sündmuskohal me midagi ei vormistanud ja tema siis ütles, et näed, võtke, et siin on 100 või 200 eurot, et sellest saate selle sõiduki korda teha ja pärast hiljem juba remondi-ettevõttes selgub, et kahjud ei ole mitte sadades, vaid lausa tuhandetes eurodes ja siis tulebki mängu juba kaskokindlustus, kes siis oma vastutust ületavas summas juba korvab selle remondi. Kas selline situatsioon ei ole võimalus pettusteks? Me oleme siin eelnevates saadetes rääkinud küll ju, inimene võib-olla tahab siis eelmise õnnetuse tagajärgi ka panna järgmisesse juhtumisse. Et jah, loomulikult kahjuks neid pettureid esineb, aga neid on õnneks suhteliselt vähe ja meie kahjukäsitlejad teevad iga päev selle nimel tööd, et välistada ära sellised pettuste esinemised ja kui mõni selline kelmus ka esineb, siis meie poolt saavad astutud ka vastavad sammud erinevates õiguskaitseorganites.